kõige tähtsam kultuurikood on elu maa. Paljude inimeste unistuste keskmes kangastub üks vana maja, ajahambast puretud kõrvalhoonete, kaevu ja aiaga. Elan Jõgevamaal, kus põhitootmisharu on põllumajandus. Minu perekonnas tegeletakse põllumajandusega juba mitmenda põlve järjes. Juba vanaisad vanaemad pidasid kodus loomi, harisid põldu ja käisid ka kolhoosis tööl. Nii oli eluks vajalik kõik enda käest võtta ja sai raha, millest järjest paremaid põllude võiks osta. Töö oli raske, sest tehnikat oli vähe, aga kogu aeg oli midagi teha ja igav ei olnud kunagi. Lapsed, niipea kui kaela kandma hakkasid, olid vanemate ja vanavanematega põllul kaasas ja ajapikku panid nemadki tööde tegemistele käed püüd. Mäletan oma vanaema vanaisa loomade keskelt. Neil olid lehmad, kanad kuked, lambad seal. Oldi kui üks pere. Loomad usaldasid inimesi, inimesed loomi. Õpetused, oskused, kogemused anti põlvest põlve üksteisele. Olen kuulnud oma venna käest, et tema kooli ajal käisid kooliõpilased sügiseti põllul tööl. Tänapäeva lapsed ei tunne loomigi. Sügismatkal õnnestus ühel meie kooliklassil käia farmis, millele järgnes tagasiside. Seal oli palju leppi, enamus emased. Üks oli midagi ka suur, 1000 kilone hund. Tegemist oli 8. klassiga. Arvan, et õpilastel võiks kohaliku tootmisega enam sidet olla. Praegu tundub, et kõik, mis on seotud maaeluga, on teisejärguline. Ei ole, sest põllumees on põline rikas. Ta on tark. Miks muidu räägitakse talupoja tarkusest kui ülimast väärtusest? Maaelu võiks siiski olla enam au sees. Maarahvas on alati tahtnud lastele parimat haridust anda. Nii käivad näiteks vabariigi aastapäeva paiku koolis külas igat masti mundremehed. Küll aga tahaks näha noor, et üles töötanud põllumees, sest elame maal. Õnneks on riik hakanud soodustama alaealiste tööle saamise võimalusi, sest mida varasemad on maatööharjumused, seda enam maad armastavad. Mõningal määral pakuvad leevendust töö ja puhkelaagri, aga seegi on